Teate, jube on nüüd väljas käia. Kõik joovad ümberringi, on haid. Ma jookse enam, päriselt jookse enam. 2 nädalat ka veel. Täiesti pekkis. Loodetavasti olid ka sinu pühad positiivsed. Enchanté. Detsembri viimastel kuudel asuvad kõik seadma üles plaane, mida teha järgmine aasta paremini. Ka minul on aeg muutusteks. Eelkõige lõpetada need piinad, mis mul on seltskondades väljas käies viimasel ajal tekkinud. Kuid on üks asi, mille ma soovisin kindlasti jätta eelmisesse aastasse. Need on minu oranžid juuksed. Esimene mõte on loomulikult need üle värvida, kuid ma arvan, et paljud teist juba teavad, mis tegelikult mu juustega sai. Andrei pöördus minu poole ja palus järjekordse striimiga abi. Ja kuna tegu oli heategevusliku raha kogumisega, panin ma selle jaoks oma juuksed panti. Ja lõpptulemuseks kogutigi vaatete abiga peaaegu 500 eurot heategevuseks, nii et mul on äärmiselt hea meel olla üks väike pisikene osa sellest. Kuivõrd mu eelmine video oli siukene äärmiselt kurva alatooniga, tahtsin ma nii väga, et sellest videost siin tuleks üdini positiivne video, kuid elu teeb oma keerdkäike ja selle vastu kuidagi ei saa. Nii et täpselt enne jõule saingi ma teada, et mu ema koera enam pole. Vaadake koduloomad, kui me need võtame, ilmselt nagu tavaliselt inimesed hoolivad nendest ja nad kasvavad hästi lähedale neile, siis selles teadmises sa nagu kohati võtad niukse tiksuva pommi endale. Siis see pomm nagu üks hetk lõhkeb, neid loomaliike on vähe, kes meist kauem elavad. Kui keegi hakkaks mõtlema Bella peale, Bellaga on kõik hästi. Lihtsalt ilmselt need inimesed, kes nagu vaatavad mind juba aegade algusest, teavad, et Tartu poole peal on üks koer. Küll tükk aega pole näinud, aga tegelikult nagu pikk aeg on olnud ka juba. Ja see on lihtsalt nagu niukene, aga tegelikult mitte midagi nagu, mõtlengi surmasele mitte midagi halba. Seda enam, et kui on nagu elatud nii kaua, koera, nagu ütlen, Bullterri jaoks 14 aastat, väga rets aeg. Ei, ta oli vist, ta peab vanem olema. Kui väiksed poisid vaatavad, öeldakse teile, et mehed ei nuta, siis võt. Koduloomat ja nende surm, selle üle võib alati nutta, see on fine. Nagu ma ütlesingi, kõik tuleb süsteemist välja saada ja lihtsalt edasi minna. Nii ma kohe ka peale jõule meie kuuse kokku pakkisin, et jõulud saaksid ka lõpuks läbi. Seekord ma nii väga isegi ei tundnud nii palju negatiivseid tundeid seoses jõuludega. Seda ilmselt sellepärast, et see downtime andis võimaluse veeta rohkem aega sõpradega, keda pole tükk aega näinud. Edasine mööduski tegelikult meil aasta hitile keskendudes. Siinkohal tahaks loomulikult kõiki, kes hääletasid Liina ja Karli poolt tänada neid ja ka välja tuua, et Karl Killing on mulle sitaks palju raha võlgu. Sa oled nagu Andrei. Ei, aga saad aru, see ei ole meelega, vaid ma olen lihtsalt hajameelne. Siin on nii pime. Ja, vajuta vasakut poolt. Wow. Nüüd on nagu pornokas. Bella selle välja. Step bro, I'm stuck. Tere, kas sinul on ka segadus hinges? Me eelmine kord tegime oma lauluda uue intro, siis on ju. Iga kord, kui see algus peale läheb, siis me oleme nagu Are you here? Are you here? Are you here? Hoia ma tagasi, ise end. Jäädagi, kerima väärkargi, amma hirme. Miks sa sellest TikToki sound ei tee? Ma hakkaks tegelikult. Selle osa peab kindlasti. Are you here? Jaa. See on ikka mu puntis. Are you new here? No, this happened a long time ago already. Eks ma tegelikult siin jõulude ja uuaasta vahel striimisin ka natuke, nii et suuretanud kõigile, kes läbi hüppasid ja minuga selle aja siin veetsid. Kuid olemegi jõudnud päeva, mil minu piinad said lõpuks läbi. Täpselt aasta hitiga samal päeval sai minu aasta alkoholi vabalt täis. Ma ei tea, kuna me nüüd oleme nagu niukeses maailmas, kus kõike tuleb ka TikToki jäädvustada, üritame nagu 2 asja korraga teha siin on ju. Superkanga kaela, just täpselt väga õige laul on meil taustaks ka. Taukar nagu oleks kirjutanud minule loo. Kõik mis suunas, võid ma muuda. Tegime krõks ära
kas ma võtan selle lihtsalt ära nagu? Sa peaksid, äkki sa ütled lihtsalt watch me ja sa võtad shoti või? Nii. Marti esimene jook tuleb nüüd. Watch me. üks variant teile postiga. Ei ole mingi üritus ka. Alkohoolik. Come on, mida sa oled ise aasta aega siin teinud? Mis siin oli nagu... Marti, ma olen räme kaine kogu aeg. Lõpeta ära. Räme kaine, jah. Helena, ma TikToki teha. Anna mulle see pink ära. No cap järgmine nädal. No cap podcast. Sa käpid ju? No cap. Sa käpid kõikidele vaatajatele. No cap pärast, no cap. no eks me siis näe, kui hästi Andrei sel uuel aastal suudab oma lubadusi pidada. Kuna me oleme Liinaga kokku leppinud, et meie jõulude ajal üksteisele kinke ei tee, avastasime, et üks niisugune bränd, mille jalanõusid oleme me tükk aega tahtnud osta, neil on pisikene nii-öelda nagu allahindlus käimas ja sealt me loomulikult need vahvad kingitused endale ära tellisime, mis imekombel juba ka kohale jõudsid. Hopsti, kuulge, ma mäletan, et joomine oli ikka palju rohkem fun, kui ta kunagi oli. Noh, ma ei joonud ka nii palju eile. Kui nüüd uue aasta lubadusteks läheb, siis mulle meeldib alustada juba niimoodi varakult, paar päeva ennem seda uut aastat, nii et ma olen siin üritanud rohkem puuvilju ja juurvilju süüa. Mul on mingisugune nagu eemale tõukamine tekkinud sellega. Aga see on siis minu nagu järgmise aasta eesmärk. Süüa rohkem üks rohelist ja maasest tulevad tassi, mitte mingid töödeldud asju, mida ma selle on nagu viimasel ajal hästi palju saanud. Kas need on Liina omad või? Peale... Üks toss. Hallo. Oodake, ma panen need jalga ka nüüd vaatama, mis see on. Saidki te trahvi või? Happy New Year! Pikkust annab ka juurde. Jaa. Oote, kuni ma enda nüüd panen, siis sul ei ole mingit pikkust enam. Ei, aga... Julg kandagi neid. Neid ei ole üldse raske jalga saada. Tõu! Ülevalt alla! Mis te arvate, kas ma peaks nüüd need kingad hallo kuhugil ära peitma? No näete, see on piinlik lausa ju. Martin! Eks me vaatame, elame esimese oma niukse avaliku ürituse koos läbi nendega ja siis me näe, mis nende kingadega edasi saab. Sa ei peida neid ära! Nagu te olete aru saanud, siis me oleme jõudnud tänasesse päeva. Mis kuupäeva meil täna on, Liina? Mis kuupäeva meil on täna? 6. Yes, look at this. Liina tegi nii palju sellist liigutust, et tal nüüd on õlg paigast ära. Kui sa mind jälgid, siis suure tõenäosusega jälgid ka Casey Neistati videot, siis ta tead, et midagi ma üritan sarnast siin teha. Ja Casey Neistat tegi oma niukse nagu töötoa moodi asja, millest mina osa võtan. Mis tähendab seda, et ma tahaks teha kogu aeg niukseid nagu selliseid asju lahti, Tere, ma ei oska üldse rääkida. See tähendab seda, et vlog'e nüüd sel kuul ilmselt ei tule. Ma tahaks rohkem nüüd katsetada mingisuguste react-sisuga ja istudagi siia maha. Ja tahakski panna nüüd midagi siin käima ja sa saad vaadata mu lolli lõusta, kuidas mina lihtsalt vaatan midagi. Nii et meil on niukene nagu Inception. Mina vaatad, sina vaatad mind, kuidas mina vaatan. Nii nagu asjad siin on ju YouTube'is enamasti käivad. Nii et kui sul on mingid mõtted, millele ma peaksin reageerima siin, siis... Mida sa naerad? Kelle nude ta saatis? Mina ei tea, mis kuradi asju nad seal saadavad üksteisele. Üks siis veel, reedel Twitchis teeme väikse striimikese, sinna võid sa ka vabalt kohale tulla, kui sul aega on. Ma arvan, et ma kuskil mingi 9.00 hakkan sellega pihta. Fuck, me pidime külla minema. Mida muffi? Siis teeme laupäeval. Ja ma loodan, et sul on aasta läinud hästi. See aasta, mis on 6 päeva siin kestnud. Mul on niivõrd ebamugav seda teha, kui Liina naerab selle sellepärast, et nad räägivad Hensuga mingit juttu, millest mina ei tea, võib-olla nad teevad minu kulul nalja. Ma loodan, et sinu sõbrad ei tee sinu kulul nalja, nii et näeme järgmises videos. Hei, auf Wiedersehen, tschüss. Bye. Ping pong, what you gonna do, Joe Biden right now, yes.